Tere tulemast tagasi Nauding Energiast kanalile. Mina olen Maris Pähn. Kui sa oled siin esimest korda, siis tere tulemast. Siin räägime erinevatel enesearengu teemadel, vaimsetel teemadel, intuitsiooni teemadel, human designist ka natukene. Et ei oskagi tegelikult sellist konkreetset kokkuvõtvat kirjeldust anda, sest et see minu jaoks on selline üks terviklik elu osa, millest me siin räägime. Ja täna tahtsin teiega jagada ühte hiljutist kogemust unenägude kohta. Tihti öeldakse ju niimoodi, et kui kedagi ei usuta või umbes midagi võimatut keegi soovib, et siis öeldakse umbes, et mingi unes nägid seda või et ma ei tea. Et ühesõnaga unes nägemine võrdub võimatu või olematu asi. Sellega ma nõus ei ole. Ja aina rohkem räägitakse ju sellest, et tuleb tähelepanu pöörata meie unenägudele, sest et see on tegelikult nii-öelda nähtamatu maailmaviis meiega rääkida, meiega suhelda, meile sõnumeid saata ja nii nagu me oleme ärkvel, on reaalsus, siis nii-öelda ka unes on mingisugune reaalsus, aga lihtsalt teise külje alt. Ja eks igaüks siis omast kogemusest teab, et loomulikult kõik unenäod ei ole endelised või mingid erilised, et tihtipeale on ka lihtsalt see mingi igapäevaelu kaja ja selline läbielamine. Aga mõned uned on erilisemad ja hästi tähtis on tähelepanu pöörata sellele, millist tunnet paneb see uni siis sind tundma või kuidas sa ennast seal unes nagu tundsid, et kui sina olid seal unes nii-öelda peategelane või et kõik see toimus sinuga, et mis tunne oli. Ja kindlasti on inimestel sellised korduvad unenäod elus, eks ju. Et kes näeb unes mingi näiteks kogu aeg läbi elu mingi perioodil näeb tihti unes seda, et koerad ajavad taga või näeb unes, et mingi vesi tuleb ja upub ära või üldiselt ma ei tea, mina olen kuulnud pigem selliseid natukene ärevaid unenägusid. Et see nüüd ei tähenda, et see oleks mingi igaöine painaja, aga et aeg-ajalt tuleb jälle see sama nagu teema üles unes. Ja minul on see siis korduv uni, mida ma olen aeg-ajalt ikkagi näinud. Ma arvan, et mitte päris lapsepõlvest saadik, aga võib-olla kuskil viimased 15 aastat. Et ma näen unes, et ma pean kuhugi reisima või mingi rongi peale jõudma või lennuki peale, aga ma nagu ei jõua sinna, sest et seal unes ma olen kogu aeg ärevil, nagu põhise foon on siis see ärevus või selline pinge, et küll ei ole mul kohver valmis, et siis ma mingi närvitsen seal, et kuidas ma kohverit teen ja lõpuks see kohver ei saagi valmis ja ma nagu mitte kunagi sinna lennujaama ei jõudnudki nendes unedes. Siis või on see, et rong hilineb, rongid ei välju nii, siis ma ei jõua kuhugi ja kogu aeg nagu selline või mingi mure, et kuidas ma üldse sinna rongijaama saan või mingi selline ebamugav tunne, eks ju. Ja ma ei ole sellele nagu väga tähelepanu pööranud, lihtsalt ma teadsin, et kui ma seda näen, siis on pärast nagu selline ebamugav tunne. Ja paar päeva tagasi, täiesti uskumatu ja see pani mind väga mõtlema, kuidas tegelikult, isegi kui me sellele tähelepanu ei pööra, unenäod ikkagi kindlasti peegeldavad vähemalt meie enda alateadvust. Et kui sa ei ole valmis veel uskuma, teadma, vastu võtma, et unenägu võib olla ka midagi enamat, nagu suhtlus või kontakt mingi nähtamatu maailmaga, mingi suurema energiaga, siis vähemalt psühholoogia seisukohalt pärast seda kogemust ma sain kinnitust, et see on kindlasti mingite alateadvuse asjadega seotud ja peegeldab seda, kuidas me maailma tajume.
nägin sedasama und. Nägin unes, et mul oli vaja jõuda lennuki peale, lennujaama ja seekord oli konkreetne sihtkoht New York. Ma ei tea, et nendes eelmistes unedes ei ole olnud, ma ei mäleta kunagi sellist konkreetset sihtkohta. Aga seekord oli New York ja ka see nagu sümboline, siis täna ei oska öelda, et kas see siis tähendab nagu konkreetselt New Yorki linnana, kas mul võib olla sellega mingi side või siis lihtsalt on võib-olla selline sümbol, et New York nagu kõik võimalused, mingi suur unistus, et see on tõlgendamise küsimus ja võib-olla see aja jooksul veel selgub. Aga mis oli erinev sel korral? Esimest korda ma nägin seda sama und, aga ma olin jumala chill. Ma teadsin, et ma jõuan õigel ajal kohale. Ma mäletan, et läksin veel kõigepealt üldse sinna lennujaama, sõitsin autoga ja vaatasin, et ma vaatan üle enne, kui ma päriselt siia tulen, ma vaatan üle, kust see lennuk väljub. Nii, käisin vaatamas ja ma ei tea, miks seal unes siis mul auto läks katki ja isegi see ei tekitanud minus mingit paanikat ega ärevust. Seal samas siis kõrval parklas oli mingi inimene, kes ütles, et tahad, ma teen selle sulle korda või et ma olen mehaanik. Et nagu lahendused on kohe olemas. Ja siis ma läksin veel tagasi koju ja siis mul hetkeks nagu tekkis ärevus, et ma nägin seal unes, et kell oli 3 ja väljumine oli kell 4 nagu minu arvates. Ja siis ma kuule tunnikene, et sellest vist natuke vähe, et me ei jõua nagu hästi. Ja siis seal unes mul elukaaslane vaatab, et ei kuule, et vaata siit äpist või kuskilt lennuinfost, et kuule, et see väljumine on hoopis 5:30 ja siis ma okei, nii palju aega veel, okei, siis jõuab vabalt ja siis nagu saigi see uni läbi. Et kas sinul on olnud mingit sellist kogemust või on sul mingi selline korduv unenägu, kui sa nüüd mõtled tagasi? Et sellele tuleb rohkem tähelepanu pöörata, kui sa tahaksid teada saada midagi enda kohta. Mina leian, et see selline nihe muutus, see tunne nüüd seal unes, et see selgelt peegeldab siis seda, kuidas ma ise olen arenenud või kuidas ma nagu elu suudan vastu võtta või kuidas ma siin elus liigun. Et võib-olla varem, kui see ärevustunne oli, siis see võiski olla kuidagi sellise üldise fooniga seotud nagu igapäevaelus, et igale poole peab jõudma, et nagu elutempo on kiirem, kui see tegelikult minu loomulik rütm oleks ja et alati tulevad mingid takistused ja mingi selline raske olemine. Et ilmselt see uni siis kinnitab seda, et olen kindlama jalgealuse leidnud ja natuke rahulikumalt saab elu võtta. Et leidsin, et see on selline väga kõnekas kogemus, mida jagada. Ja kui veel seoseid näha, siis paar päeva enne seda und olid ma just tõmmanud endale siit Shamanic Crystal Oracle oraklikaardi pakist selle sinise kaltsedooni kaardi. Siin on üks uinuv kaunitar hobusega. Ja see ütlebki niimoodi, et tee nii, et sinu unenäod oleksid sinu alateadvus, mis räägib. Et sellised kokkusattumused ja suured põnevad kogemused. Kui sind see teema rohkem huvitab, võib-olla tahad unenägude päevikut pidada. Et kohe, kui üles ärkad, on nagu värske meel ja saad voodi kõrvale panna mingi märkmiku, mingid ülestähendusi teha. Sest et nüüd mina küll huviga loodan ja enne kui ma magama lähen, siis ma ütlen, et palun näidake mulle, et mis see New Yorki tähendus on. Ja ma tahan, et film edasi läheks, ma tahan ikka seekord sinna kohale ka jõuda, et mida ma sinna lennujaama kogu aeg lähen, et ma tahaks nagu seda linnaseiklust ka saada, et näidake mulle filmi edasi. Et loodame, et siis läheb põnevamaks see järjejutt. Kena päeva sulle ja aitäh kuulamast. Näeme taas.